Faktoriga see, et me ei saanud ju näiteks läbiotsimishoppe me ei saanud teha, kui kohalike relvajõude polnud juures, on ju. Ja nad põhimõtteliselt tulid suga välja, on ju. Ja siis ma käisin neid mangumas ja palumas, eks ju, et andke kas midagigi. Mulle piisas kas või kui üks inimene on juures, siis ma saan kirjutada, et kohalikud relvajõud olid kaasas, on ju. Ja no mäletan, oli olukord, kus ma ikkagi võtsin otsuse vastu ja käskisin seal ühes külas uksed maha lüüa, on ju. Kus relvajõudude esindajad kaasas ei olnud, aga oli politsei esindajad, eks ju. Ja siis ma sain nagu suure sõimu osaliseks lõppkokkuvõttes. Mind lubati maha isegi lasta selle eest, et ma relvi ja lõhkeainet otsisin ja uksed nii-öelda avasin seal, kus võib-olla nendele ei meeldi. Põhimõte oli see, et tegelikult lõppkokkuvõttes nagu rühmad koos olla ei saanudki, eks ju. Et rühmi jaotati nii-öelda, nagu ta oli, jaod läksid laiali, võtsid omale ühe checkpointi ja seal nad tegelikult isekeskist terve missiooni viibisid, on ju. Ma ei tea, et meil oleks olnud rühma nagu punkte nagu ei olnudki vist. Ei vist ei olnud. Limbangis mingi äkki Limbangis võis olla 2 äkki või lõpus 1, see võis tõesti olla. Aga lõpuks minu see kuidagi said kokku, aga see oli ikka päris toores, jah? Aga kuidas see juhtimise vaatest, kui sa nüüd vaatad seda, sul on nii killustunud kogu üksus nagu. Kui raskeks see teeb? Ikka on raske. Sa tahad tegelikult on niimoodi, et sa tahad ikka juhtida oma rühmaülemat ja rühmaülemat peavad juhtima jaolemaid, on ju. Et see oleks nagu kõige parem. Et nad oleks kõik koos, on ju, aga tuli ka olukordi väga palju ette, kus ma pidin rühmaülema nii-öelda välja lülitama, et kiiremalt reageerima, eks ju. Ehk siis vahel juhtima ka tõepoolest jagu ise, kui olukord seda vajas. Lepiku suhtes oli mu nagu eriti kahju see, et kui ma missiooni komplekteerisin, siis ma mäletan, ma läksin üksus ette, küsisin, et tõenäoliselt peame Afganistani minema, et kas mul siit STK-st, ladudest ja autojuhtidest ka kedagi nagu kindlalt tulemas on, siis Lepik oli see, kes käe tõstis, ütles, mina kindlasti tulen sinuga. Ja see mulle eluks saaks meelde, on ju. Ja ta oli ka esimene, kes nagu tõsiselt haavata see, eks ju. Sa ei tohi öelda, et miks just Lepik, on ju. Aga natuke mul see ikkagi natuke kripeldas, et Lepik, kes nagu oli esimene, ütles, jaa, Kukk, ma tulen sinuga, ära muretse. On ju. Et see nagu mängib teatud rolli. Delfi militaarpodcast. Eriväelase jutud. Ainuke lihtne päev oli eile. Iga päev algab nullist.